mõtlesin, et räägin ühest kasumlikumast tehingust minu elus või noh, nagu, kus ma nagu siis protsentuaalselt kõige rohkem olen tagasi teeninud. Siis ma elasin Viimsis kunagi ja meie tänaval oli üks selline pisikene mingi maja, mis oli nagu ilgelt lagunenud, seal oli katus sisse kukkunud ja noh, nagu maja oli mingi 50 ruudune maja, on ju, ja siis see maja asus 180 ruudusel krundil, mis on noh, nagu teate, normaalne krunt on mingi 1000 ruutu, siis see oli nagu väga väike krunt, aga kuna ta oli Viimsi keskuses, siis mulle tundus, et noh, nagu äge oleks see maja ära taastada ja siis ma ei tea, kas teha endale välja üürida või mis iganes, on ju. Ja siis ma siis lähen inforegistritesse, leian, et selle maja omanik on 84-aastane vanamemm. Ma üritasin siis teda üles leida, leidsin talle Õismäelt ülesse ja läksin talle ukse taha, otse loomulikult ta muidugi sisse ei lasknud, on ju. Ja see nagu, noh, ma mingi aja tagant kogu aeg üritasin talle kirju kirjutada ja siis ukse taga käia, aga noh, ma kuidagi ei õnnestunud see. Ja kuskil umbes aasta hiljem tuli välja, et see vanamemm oli ära surnud, see maja siis läks pärijatele, see 4 pärijat oli, on ju. Ja see maja oli nagu veel kehvemas seisus, siis ma nagu kirjutasin pärijatele, et kuulge, et kas te tahaksite selle maja ära müüa, on ju. Kors ei olnud nõus sellega ja noh, nagu ikka pärija, mis teema, on ju. Aga juhtus selline asi, et noh, torm lükkas selle korstna ümber ja see kukkus nagu naabrihoovi, noh, kuna nii väike krunt oli. Ja siis ma ütlesin, et noh, et teil on parem mulle müüa seda, et ma teen selle maja nagu noh, lammutan ära, et muidu vald nõuab teilt nii-öelda lammutust ja te peate viima need sinna kuskile lammutusjäätmetesse ja noh, et kõik see maksab, on ju. Ja tegin omapoolse pakkumise 15 000 eurot, on ju. Ja siis alguses nad ei olnud nõus, aga pärast olid nõus ja sest et noh, nagu palju ikka maksab nii väike krunt ja nii mõttetu maja ei lagunenud. Ja ma sain selle ära osta, ma tegin sinna siis peale projekti, ühe sellise ilusa väikese majakese projekti, on ju 52 ruutu vist oli. Siis mõtlesin, et hakkan seda nagu ehitama, aga kuidagi nagu noh, see oli siis siin, kui see kinnisvara oli kõrgem. Ja kuidagi mõtlesin, et aga, et noh, fuck it, et ma panen ta lihtsalt müüki ja et noh, nagu las ta ripub seal üleval, on ju, selle ilusa maja projekti pildiga. Ja ma panin selle müüki. Ja umbes 3 nädalat hiljem müüsin selle 73 000-ga maha, ehk siis peale selle projekti ma ei teinud mitte mingeid muid kulutusi, nii et ütleme 17 000 eurost sai suhteliselt kiiresti 73 000. Nii et kui te näete midagi linnas vedelemas ja näete oma võimalust, siis go for it.